Nõmme eakate päevakeskuse virtuaalses huviringis saab näiteks õppida meekooki või potisaia küpsetama. Samuti on võimalik mälu treenida, joogat teha ja inglise keelt õppida. Kulla, kes muidu käis võimlemas ja mäluringis, vaatab läbi nüüd enam-vähem kõik, mis pakutakse. Täna ma tegin näiteks mälutreeningu. Trükkisin välja, pärast hakkan siis ära tegema. Ja ma olen neid kõiki vaadanud. Jooga jäi ainult mul vaatamata. Kokandust vaatasin ka, et seda potisaia peaks tegema. Ja nii et see on üks väga tänuväärne asi ja ta peakski jääma niimoodi, sellepärast et kõikidest rühma asjadest ei saa ju osa võtta. Virtuaalne eakate päevakeskus on plaanis jätta toimima ka pärast koroonapiirangute leevenemist. Sellisel formaadil on Nõmme linnaosa vanema Grete Schillise sõnul mitu eelist. Olenemata ajast ja kohast saab osaleda piiramatu hulk inimesi. Nõmme eakate päevakeskus virtuaalkeskkonnas ei asenda üks-ühele neid tegevusi, mida me kohapeal tegime, aga see on selles mõttes üks alternatiiv, kuidas nii-öelda praegusel ajal ikkagi saada osa oma huvialadest ja võib-olla ka mitmekesistada oma huvialade ringi. Nõmme Vabaajakeskuse juht Külli Tatter lubab, et uusi tegevusi lisatakse virtuaalsesse päevakeskusesse tasapisi juurde. Veebikeskkonna kasutamine on tehtud eakatele ka võimalikult lihtsaks, tuleb lihtsalt sobiv link avada. Me ei alahinda enda eakaid, et neil on päris head digioskused, et on kindlasti neid, kes üldse arvutit ei kasuta, aga on neid, kelle oskused teevad nii mõnelegi meile silmad ette. See arvuti kasutamine praegu ei ole kuidagi takistus olnud või? Minu jaoks ei ole, sest ma olen arvutit ka tegelenud sellest ajast peale, kui esimesed lauaarvutid üldse tulid. Nii et mul on juba kerge sõltuvus sellest.